Olen tulnud San Telmo bussipeatusse, suur bussipeatus. Igavesti palju busse andis otsida. Ühesõnaga, see peaks olema see buss, mis mind nüüd San Mateosse viib. Ja nagu näha, inimesed ootavad kenasti järjekorras 2 meetrit vahet. Siia San Mateosse ma nüüd jõudsin ja paistab üllatavalt suur asula. Peaks olema kuskil 8000 elanikku ja umbes mingi 700 midagi meetri kõrgusel, nii et mägedes. Aga pühapäeviti toimub San Mateos suur turg ja see on otse juhtumisi bussipeatuse kõrval. Nii et ma siis korraks kiikan siia sisse. Siin siseruumides on isegi rohkem seda turgu kui väljapool. No, igasuguseid juurvilju ja puuvilju ja mingisugused muud letid. Juustuletti näen siin. Siin siis on. Ühesõnaga selline turg. Et kes pühapäevasel päeval San Mateosse satub, siis seda küll kartma ei pea, et süüa ei ole siin. Saialetid missugused. Aga üle suure väljaku. Ma ei tea, siin on mingi keskväljak või asi. Üle suure väljaku võtan siis suuna kiriku poole, sest see pidavat San Mateos olema midagi, mida turistidel kindlasti vaadata soovitatakse. Ja nagu näha, kiriku uks on täiesti lahti. Siuke kirik on ja paistab, et see asub vana linnas, et siit lähevad ka siuksed tänavad. Aga eks ma lähen sisse, kiikan, mis ma näen. Et on pühapäevane päev, käib mingisugune teenistus. Ma siis ei lobise. Ojas, sellest hispaaniakeelsest teenistusest ma ei saanud kohe mitte sõnagi aru. Aga ma nüüd jalutan läbi selle vanalinna moodi linna osa ja mul on plaan otsida üles teerada, mida mööda jalutada või matkata järgmise asulasse nimega Terror. Loodetavasti sain õige otsepäev. Igastahest mingid inimesed siit juba jalutasid vastu. Ilmselt nemad küll terroristi tulda kuskil mujalt. Aga nüüd vaadates siit ümbrust, et see saare rohkem nagu põhjapoolne ots, see paistabki ookean põhja poolt, et see on ikka märksa rohelisem ja lopsakam kui siis lõuna ots või ka see San Nicolase kant, kus ma olin. Ja San Mateo siis sealpool. Piit näitab Terror 8,5 kilomeetrit enne veel Utiaka ja täiesti suurt teed mööda. No siis jah, okei. No nüüd saan kõrvalteele pöörata. Et päris suurt teed mööda. Muidugi suht igav marssida. Aga siin midagi muud. Keegi kohalikud seal all teevad hirmsat tossu ja seletavad midagi kõvasti, et seal vahepeal läks 108 ja tee näitas allapoole, tähendab ei näidanud, üldse tee viite polnud, aga ma mõtlesin, et tuleb sinna allapoole minna
millegipärast ja sattusin sinna ilmselt ossu sisse ja see lõhnas umbes samamoodi nagu minu pooleldi söestunud lõunaleivad, mida mikrouunis teha üritasin. Aga ma ei arvanud, et see mikrouun nii tugevasti küpsetab, ühesõnaga mõne minutiga, mis ma need sinna sisse panin, juustulõivad tulid sealt enam-vähem söötükid välja, nii et see polst läks küll aia taha. Aga see selleks. Aga paistab, et minu rada jälle tahab vägisi sinna suure tee peal tagasi suunduda. Ma nüüd olen kellegi maja katuste kohal, aga tahtsin korraks jäädvustada ka, et raske uskuda isegi minu senise kogemuse peale Grand Canarial, et siin nii ilusaid rohelisi mägesid on. Aga see põhjapoolne osa on teistsugune. No sealt august andis kohe üles ronida. Aga näen, vesi paistab sealt, kuigi ta peaks üsna kaugel olema. Ei oskagi öelda, mis nimeline asula see on. Ja siit nüüd jälle läheb teed mööda. Ees lähevad veel mõned kohalikud teelised. Siin teedel käänakuid, nii et üks inimene ongi näha tegelikult nüüd ilmu nähtavale terve perekond vist. Ja eespool mingisugune kohalik tuli õiendama, et tee privado, et siit ei saa minna, sest need ka kohalikud siis hispaania keeles vastasid, et nagu ma aru sain, aga et siit läheb ju see lennutee, et me peame saama. Seal veel lähevad. Muide, miks siin nii palju inimesi käib ja sinna terrori suunas suundub, on ilmselt see, et terror on olnud Gran Canaria palverännakute sihtpunktiks. Nimelt kusagil 15. sajandil olevat seal ennast ilmutanud Neitsi Maarja. Ja niimoodi ta sai pühaks paigaks ja sai rikkaks paigaks. Aga mul on siit veel esiotsa minna, aga siiski juba on näha teed ääres, et hakkab ilmuma sümboolikat nähtavale. Ususümboolikat, ma mõtlen. Näiteks siin üks risti löödud Jeesus tee ääres. Ja paistab sedamoodi, et hakkangi kohale jõudma. See kohale jõudmine on selline tinglik, sest terror on suur asule. Siin seeski annab kõndida. Peaks olema siin mingi 13-14 000 vahel elanikke. Ja Las Palmasest on tegelikult vaid 14 kilomeetrit eemal lõuna pool. Nii et sealt ülevalt, ma ei tea, kas isegi siit päris ei paista, aga tegelikult sealt mingi koha pealt ma juba nägin seda Las Palmase poolsaare tippu ära. Vaatasin kohe kaardi pealt järele ja selgub, et natuke ikka valetasin, et hetkel olen ma siin terrori eelses asulas Ella Lamos. Siit on ikka veel natukene minna. Nüüd küll ei mingit kahtlust, olen terroris kohal ja seal näiks ka pühapäeva puhul miski turg olema. Ja siit nüüd ei oska isegi öelda või mõelda, mida vaadata või kuhu minna. Jalutan korraks läbi sellelt turistidest tulvilturult. Rahvast on siin üks jagu. Mingi artikleid. On ka midagi. Nii väga massiivne see nüüd ka ei ole see turg. Kõigil on mingisugused kassi õhupallid. Siit saab vist midagist pärast matka nämmat. Või siis kui juba palverännak, nii-öelda minipalverännak, et siis peab ikka selle kiriku ära vaatama, mis mulle siin juhuslikult teele jääb. See on nii populaarne kirik, et siia pääsesid suisa järjekorras seisma. Järjekord on üsna pikk. Siis ma vist küll ei viitsi
siin seista. Ja seal paistavad need terrori huvitavad majad. Ja nagu näha, turg jätkub siis kirikudes ka. On natuke suurem kui esiotsa paistis. Siit tagant täitsa veel. Tõesti. Turg on ikka märksa suurem, kui mulle esiotsa paistis. Ja rahvast on märksa rohkem. Sealt läheb veel edasi. Siitpoolt saab ka kirikusse. Rahvast vähem võib siis vist isegi. Ei, näitab, et ärge rohkem minge. Kirik juba tuubil niigi täis. Et nagu näha, korraks kiikasin sinna kirikusse ikkagi sisse. Seal muidugi jutustada ei saanud, sest paluti olla vaikselt. Ka inimesed olid ja paistsid mingi püha värk käis seal. Kuigi otse nagu teenistus ka ei olnud. Igatahes ja nägin ära. Aga linna peal on lõbus. Tänava muusikud ja et tühjendasin vähekene oma väikeste müntide poltsu sinna selle pillimehe kaukasse. Ei ole muidu nende väikeste müntidega miskit väga teha. Tahtsin näidata siit teiselt poolt ka, et missugune see terrori kõige tuntum tänav, et mismoodi see välja näeb. Aga siin on rahvast muidugi nii palju, et ühed ütlevad sorry ja teised ütlevad sorry, kui näevad, et mulle kaamera ette tulevad ja siis jah. Ei tule vast just kõige excellent videod, aga näeb ära, missugune see paik on. Terrorist läbi tulnud, sain otse kiiresti bussi peale ja nüüd sõidan siis San Telmo poole tagasi.